Hello, olen Jõuksis praegu. Ärge vaadake mu nägu, ma ennast töö vahel, ma tegin tund aega. Või noh, praegu on 55 minutit, aga varsti saab tund aega karjat. Ma olen räigelt locked in Winterark. Muidu on Winterark pulkimine, aga mul on cut praegu. Ja tegin õlapäeva just. Ja ma ka kulutasin rohkem kaloreid kui jalapäeval. Ma ei tea, see oli nagu idekas omapäev. Pluss kardia, ta läks nii kiiresti lihtsalt. Ja ma lubasin 450 kalorit kulutatud. Tere hommikust, kell on 11, tegelikult ei ole enam hommik väga. Ma tõusin juba suht ammu, käisin pead pesemas, föönitsin, sirgendasin. Ja nüüd mul on siin ees 3 jooki. Mul on siin üks siuke fun jook, ehk siis tee, üks hydrating, ehk siis vesi ja kofeiini ehk kohvi. See on minu hommikusöök praegu. Lähen annan trenni Karolinale, siis ma teen enda trenni. Täna on reede vist. Ja täna mul on esimene päev, kus ma saan liikuda. Nagu te nägite eelmisest vlogist, ma käisin ratsutamas on ja Egiptuses. Ja peale seda mul olid reaalselt 4 päeva. Jalad nii valusad. Nagu siseküljed ja sääred. See oli nii jõudnud päriselt. Nagu muidu ma teen ikka Jõuksis vaata trenni, aga nagu ei ole nagu 3 tundi järjest niimoodi nagu ainult sisekülgedele ja säärtele. See oli jõudne. Aga jah, nüüd nad lõpuks on taastunud natukenegi. Ja ma saan lõpuks natuke jalga teha täna. Ma arvan, ma teengi lihtsalt full jalga, sest et see nädal ma olen ka ainult 2 trenni teinud. Ei, esmaspäeval tegin full body Egiptuses olles. Ja eile tegin õlga ja see oli väga hea trenn. Aga täna ma teen jalga. Võib-olla võtan teid kaasa, ma pole kindel veel. Okei, üks trenn on antud ja enda trenn tehtud. Ma ostsin HC-st selle C4 energiajoogi, panin selle sisse. Üli hea juua. Ja siis trenni ajal tulevad mingid Red Bulli tüdrukud ja annavad meile Karoliinaga Red Bulli. Siis ma juba joon täna. Et see läheb siis koju külmkappi, aga nagu nii nunnu. What the hell. Ja kell on juba 3 ja ma pean 6 siin juba tagasi olema, et teist trenni anda. What is going on? Kas need on tulnud ka laevad? Lähen siis Jõuksi tagasi praegu. Et anda teine trenn ja veits pärast kardiot. Vaadake, esiteks minu cappuccino ja see näeb päris hea välja. Soolalõhe ja praemunaga croissant. Ja raha kulutatud, siis peab teenima ka. Et tuleb siin jaanuari algus väike väljakutse. Ma istusin 5 tundi praegu Ülemistes Ristikheina kohvikus. Sõin oma selle croissanti ära ja jõin kohvi. See oli rast kell 12 ja kell on 5:30 kohe. Ma ei saa aru, kus aeg kadus, aga ma tegin enda väljakutset. See on nüüd üleval. Sinna saab registreerida. Uus aasta, uus mina. Ja ma käisin ka shoppamas. Ma teen väikse hauli ja siis, kui ma hauli ära teen, siis ma lähen Jõuksi. Nii, ma läksin siis Nauticasse täna, sest et Angela on Prantsusmaal ja tal tuli mingi paks sinna. Ma käisin selle järgi, Linea Natura ja ma ei tea, neil on vist mingi koostöö, aga nad isegi ütlen Angelale, et nad saadavad. Ja siis Nauticas olles ma nägin House'i ja House on mu lemmikpood, by the way. Ja ma nägin seal väga palju ilusaid riideid, aga ma ei hakanud vaatama, sest et muidu ma oleks terve poja lisaks ostnud. Ma ostsin mingi pikkade käistega whatever särgi. Ma ei tea veel, kus ma lähen sellega. Koju, Jõuksi, mida iganes. Siis Angela järgi ma ostsin sellise pusa. Seal pükse ei olnud, nii et
pean praegu sellega lõppima, aga äkki tood varsti püksid tagasi. Ja siis tahtsin Young Lace tellida, aga ma nägin neid täna poes, nii et mõtlesin, miks ma ei peaks neid ostma. Sellised püksid. Ma lähen täna jooksin nendega, nii et... Ma vahetasin riided ja ma lähen jälle kodust ära, ma lähen juuksi. Kuna mina sirgendan nende juukseid, siis mina pean ennast välja minnes niimoodi sisse pakkima, sest me teame Eesti ilma nagu sajab. Ja ma tulin juukse. Tere hommikust. Ma ei vaata, ma hakkan välja näen praegu. Aga ma siin tegelen uue aasta väljakutsega ja juba on osalejaid. Eile õhtul panin ülesse siis. Juba on osalejaid. Väga meel, et kõik tahavad uuest aastast alustada. Nii et ja kuigi mul peaks täna olema online klientide tšekkimine, mis võtab mul meeletult kaua aega, siis no, ma ei tea, mul on nii palju asju vaja teha praegu, et juua kõike korraga. Ja nüüd muidugi mu pesu pesi ka ära, nii et ma pean selle kuivama panema. Yes. Ma tulen reast iga päev uute kottidega koju. Mul on shoppamise sõltuvus. Ei, tegelikult mul oli vaja. Nagu need ei ole mulle. Käisin Prismas ja ma ei ostnud isegi ühtegi toiduainet. Ja mul läks 40 €. Mille peale? I don't know. Ma tegelikult ei ostnudki nagu endale. Ma ostsin kingituste pakkimiseks asju ja veits kingitusi. Aga tegelikult ikka ostsin endale ka. Kui ma mõtlen, et mul siin niigi nagu siuke beežikas ja mul enamus asjad roosad, jõulukaunistused on roosad, siis ma nägin, et oli 50% allindlus. Ma oleks täishinnaga koostnud selle, aga nagu see väike laua jõulukuusk. Mul oli vaja osta reaalselt. Ma ei tea veel kumba nenda. Küll ma leian koha. Siis neile oli ka -50%. Neid ma ei tea, kas ma oleks täishinnaga ostnud, sest mul ei ole otseselt vaja neid, aga noh, ma olen mõelnud nende peale, nii et nad tulid minuga. Ja siis on appi. Yeah. Ja siis Angelale, mul oli nii palju asju, et ma pidin karbi ostma. Või no ma tegelikult juba mõtlesin poodi minna, sest ma tahan karpi talle. Aga siin sees. Isile superisa sokid. Ja kuna ta armastab šokobanaani, siis 2 karpi. Ma tahtsin tegelikult seda väga suurt, väga pikka, aga seda ei olnud. Nii et ma pidin 2 väikest võtma. Ja siis Angela soovis enda mehele, kuna ta elab mul siin üleval ja nad on praegu Prantsusmaal, siis ma pidin Angela kingis talle jõuludeks mingi tripi, nad lähevad, ma ei tea kuhu, hotelli. Ja siis ma pean selle sisse kirjutama ja mul tuli geniaalne idee, mis hindi ma annan talle. Mis ma siia sisse kirjutan? Angela ütles, et nagu, kirjuta mingi väike hint sinna ja mul on geniaalne idee. Kui ma selle ära teen, siis ma näitan. Tere hommikust, kell on 8 ja ma olen trenni andma ja reaalselt mul on siuke tule nagu mingi, ma ei tea, öö oleks lihtsalt, sest ma ei ole varem nii vara trenni andnud. Ja kott pime on õues ja mina tavaliselt magan 10, on ju. Nii et see on minu jaoks veider. Teate, ma räägin teiega natukene. Ma pidin täna trenni andma 8:30 on ju, hommikul. Ja mul oli äratus siis 7:30 ja ma ärkasin 6. Ja teate, mille peale või? Keegi naabritest, kas siit või sealt või ülevalt või alt. Pigem, ma ei tea, ma kuulsin seda nagu ülevalt, aga võib-olla ei siit kõrvalt. Keegi nagu harjutas oma mingit, ma ei tea, mis bändiproovi lihtsalt. Mingid trummid käivad, keegi laulab. Kell 6 hommikul ja saate aru, ma lihtsalt kuulan seda voodis mingi. Bro, te ei oska magada või? Ma saan aru, kui see oleks kell 6 õhtul. Ma korraks mõtlesin, et äkki nad on nagu mingi, kuna nii pime aeg on, et äkki nad mõtlevad pärast, et nagu õhtu on, vaata. Et neil on mingi ööd ja päevad sassis, ma ei tea. Aga nagu
kell 6 hommikul. Keegi pani ja ma ei saanud magada rohkem, nii et ma lihtsalt olin silmad kinni voodis ja ootasin, kuni mu äratus käiks. Ma ei tea enam. Ja siis tulin koju, tahtsin enda seda eelmist YouTube'i videot, väljakutsu videot filmida ja tuletõrjealarm hakkab tööle. See on tavakas too, see on mingi 2 korda nädalas vähemalt. Nii et it's a regular thing. Aga ikkagi, siis ma pidin 5 minutit seda ootama, enne kui ma üldse sain hakata filmima. Seega jah, ja nüüd ma olen varsti küüntesse. Mul on need 2 otsa maha tulnud ja see küüs. Miks seda pole näha, aga ta on murdunud. Nii et jah, pean täna veel enda toad ära koristama, pesud ära panema. Ja homme ma lähen Pärnusse, lähme kirikusse ja sööma. Täna on siis 24. detsember ja mina lähen Pärnusse Ramadaaniga Elisabethi kirikusse. Ma ei tea, miks ma nii väga tahtsin minna kirikusse. Siis me lähme Villa Vessetisse sööma. Kuna ülalkorruse elanikud on Prantsusmaal, siis ma olen maja hoidja neil ja ma viin nende jõulukingitused ära. Teate, ma ei ole nagu absoluutselt jõudnud vlogida, onju. Viimati ma vist ütlesingi põhimõtteliselt, et ma lähen Pärnusse. Ja Pärnust ma ei vloginud mitte midagi. 0. Nagu me käisime, ma kohe seletan, mis ma tegin jõuludel. Aga nagu täiesti 0, ma lihtsalt unustasin vlogimise ära. Läksin Pärnusse. Käisime popsiga kirikus. Väga tore oli. Ja siis käisime Villa Vessetis söömas. Ma võin siia pildid panna, mida me sõime, onju. Oh my god, see oli nagu need portsud, no tegelikult see vaagen juba tegi kõhu nii täis lihtsalt. Et ma ei tea, aga me pärast lihtsalt ägisesime mõlemad ja ma ei suutnud terve järgmine päev ka midagi väga süüa, sest et kõht oli lihtsalt nii täis ja mul tuli kohe meelde peale preppi, kui ma hakkasin pingima. Ja siis mul oli kogu aeg kõht nii täis ja nagu, ma ei tea, see tuletas meelde seda lihtsalt. Aga jaa, siis järgmine päev ma ei teinud ka vist mitte midagi või. Me lihtsalt olime kodus ja minu arust see jõulude ja aastavahetuse vahepealne aeg ongi nagu nii imelik lihtsalt. No okei, praegu kui ma Tallinnasse tulin, siis nüüd ma olen enda nii-öelda rutiinis tagasi, et käin jõuksis, teen kardjat ja mis iganes on ja. Aga jah, seal oli nagu nii imelik, et lihtsalt olin, ei teinud mitte midagi. Ja siis ma tulin tagasi Tallinnasse. Sellest on juba mitu päeva möödas reast. Ma homme lähen juba jälle Pärnusse aastavahetuseks. Ja Tallinnas jah, oligi lihtsalt rutiin ja kõik. Annan trenne ja teen tööd ja täna on siis pühapäev ja check-in online, mul peaaegu tehtud. Ja lihtsalt vaadake, kui mõnna mul siin on. See tekk oli reast parimast. Ja see ka siin, väike viibarkokk. Aga öösel oli nii jõudne. Nagu ma pole nagu siin elades, mis ma olen juba mingi varsti saab 3 kuud. Pole mitte kordagi sellist tormi olnud. Ja mul on nagu rõdu. Siit on ka näha. See siin on minu rõdu. Ja magamistuba on täpselt nagu seal kõrval siis. Ja rõdul on selline tuuletõmme, et mul lihtsalt terve kolises see aken ja uks, mis mul kõik seal on. Ma mõtlesin reast, et see kukub peale mulle nagu. See oli väga õudne ja ma ei saanud magada, nii et ma lihtsalt panin kõrvaklapid kõrva ja panin muusikat nii kõvasti. Ja see oli igatahes üks väga õudne öö. Aga homme ma lähen tagasi Pärnusse. Trennitame pärnakatega ja siis on juba aastavahetus. Tulime Aleksandri pubisse, mis oli veisemaks kartuliga ja mul on potaadifriikad ja kanafilee. Jah, ma juba alustasin meigiga, aga ma tahtsin rääkida, et täna on vana aasta õhtu ja ma hakkan meiki tegema.
ma ei tea isegi, mida ma tegelikult öelda tahtsin. Mu jutu point oli see, et täna on vana aasta õhtu. Homme on juba 1. jaanuar. Jookse vii! Mulle just helistas mingi võõras number, mingi 66 algusega ja ma mõtlesin, et väga sketši, ma ei võtnud vastu, ma ei julgenud. Ma ei võta kunagi. Ja helistasin tagasi, sest ma mõtlesin, et mul oli pakk Pirital ja siis nad olidki postkontorist, et nagu tere, teil on pakk, siis ma olin nagu ja ma kohe tulen järgi, nii et no, ma lähen järgi sellele. Angela tellis mulle midagi, ma ei tea, mis see on. Lähen vaatame. Nii, hakkame siis unboxima seda. Mul pole õrna aimugi, mis siin olla võib nagu. See on nagu kerge samas. Nii et ma ei tea. See oleks juba täna väga tagasi saadetud. Siin paki peal on ka juba maha tõmmatud see pöörita. Ma ei kaota, mis see lahti saan. Lamart. See on prügikatt. Ilis. Nice. Mul on vaja siis kuradi prügi kotte ostma. Mul on Prisma pabervõtid praegu. Alright. Ma ei pannud isegi seda asja peale tagasi. Sain endale uue sõbra. Jah, see rool siin on ees. We don't care. Me näeme mind ikka. Teate, ma olin jälle 5 tundi ülemistas nagu. Siin läheb aeg nii ruttu. Ma võtsin endale kofeiinist väikse kohvi. Tegelikult ma alguses käisin Da Vinci's, jõin kohvi, jõin vett ja sõin hommikusööki. Kell oli siis mingi 11 vist. Enne 11 võib-olla isegi, ma ei tea. Aga sõin seda 2 muna, beekonit, tomatit. Väga hea oli. Ja siis ma tegin tööd väga palju. Kusjuures tegin väga palju tööd. Ma jõudsin väga palju asju ära teha. Kliente tuleb. Väga hea. Ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan täna katsetama, ma hakkan enda nii-öelda retseptikogumit tegema, on ju. Ja seda on siis võimalik ka niisama osta tulevikus. Et mul on igasuguseid retsepte välja mõeldud juba, mida ma dieedi ajal ka ise vaata tegin. Ja nüüd siis hakkan neid üles pildistama ja enda retseptikogumit tegema. Aga jah, ma lähengi Prismasse ja ostan kõik asjad, vajalikud asjad ja hakkan pildistama ja vaaritama ja... Hello, ma käisin jälle natukene shoppamas. Täna shoppasime rohkem toiduasju. Siis ma vaatame kohe, mis ma ostsin. Ma ostsin tegelikult selle eesmärgiga, et mul tuli geniaalne idee teha enda nii-öelda retseptikogum. Nii et ma hakkan täna vaaritama siis retsepte. Kõigepealt toidukoor. Retseptid, by the way, on low carb, keto. See on, jah, mina ei hakka mingi 600 grammi süsivesikut päevas. Helno. Suvikõrvits. Pitsa maitse, aine. Hambetikud. Need on lihtsalt vaja kaanistuseks, whatever. Ma ei leidnud Prismast mitte ühtegi seda kooriat ja ainuke oli mingi Masterchef, nii et Masterchefi kooria. Oliiviõli, pisike, praadimiseks. Ma kasutan võid, aga osadel asjadel, no kui ma mingi ahjus tahan midagi teha, peab veits määrima natukene oliiviõliga.
ja see on mu patt Pepsi Max. Siis mul läheb reaalselt võid nagu väga palju. Võid, ma nagu lihtsalt, kui ma teen midagi, ma armastan võid lihtsalt nii väga. Ma võiks ühe selle lihtsalt ära süüa, kui see nii kaloririkas poleks. Ma lihtsalt olen obsessed. Ja see oli soodukaga, nii et ma pidin kurk. Paprika, maitseaine, küüslaugu sool põhimõtteliselt siis ja kilo brokkolit. Vot sellest tuleb üks hea snäkk mu retsepti kogumisse. See on nagu low calorie, high protein, high fat, mida iganes. Väga hea igatahes. Ja krevetid, need olid veel soodukaga ka nagu. Ma ei tea, mis ajast ma pole krevette söönud, sest et ma olin broki, kui ma kolisin Tallinnasse, aga ma enam ei ole, nii et sain krevette enda lubada. Mina siis üleeile, millalgi mõtlesin, et mina teen enda retsepti kogume. Ja siis ma panin igasuguseid asju kirja ja juba alustasin. Ja ma tegin eile selliseid, mis ma siis panin lumekrabi, juust, natukene light majoneesi, küüslauk, muna, keedumuna, siuksed pallid ja need on nii head. See küüslauk annab nii palju. Nii et nüüd ma viin ülakorrusele ka neid Angela ja Andreale. Palun proovi mu makrojuustupalli. Nagu ei tohtinud filmida. Kui te mõtlete, et kuhu tema küll nüüd niimoodi läheb, siis ma otsustasin üks kord aastas ennast normaalselt riidesse panna, et minna kuskile mitte nagu pidulikule kohta, vaid nagu niisama vaata. Tegelikult lähme Angelaga kirbukasse meie asju viima. Hello! Käisin täna hommikul, mingi kell 12 jõuksis, tegin enda seljatrenni, tegin kardiot juba 35 minutit, intensive ja tulin koju, sõin lõunat ja nüüd ma lähen, annan 2 trenni ja ma mõtlesin, et õues on siuke normaalne ilm, nii et ma jalutan HC-sse ja tagasi. Eks näis, kuidas see läheb. Update. Ma jaotasin juksi. Suht mõnus oli isegi. Ühel kohal mul ei olnud jalakäija teed, nii ma lihtsalt panin autoteelt. Ja andsin 2 trenni. Tagasi ma ei tulnud. Mul riidasid reaalselt läbi märjad. Tagasi ma tulin Boltiga ja see Bolti juht oli nii nunnu lihtsalt. Ta niimoodi Mati, ta oli top rated driver. Neid ärme vaata, aga ta oli nii nunnu lihtsalt siuke väike vana mees. Ja nüüd ma tulin koju ja ma tegin paar retsepti ja nagu lõpetage ära, kui hea see on. See pole reaalne lihtsalt. Kooresed krevetid. See on nagu, see ei näe hea välja, aga trust, see maitseb nagu nii hästi lihtsalt. Sellest on reaalselt mitu nädalat juba möödas, kui ma selle viimase klipi tegin. Ja nüüd ma editin seda, et lõpuks üles panna, nii et ma lõpetan siin selle vlogi.